Tere Gunnar! Ütle, mida sina arvad sellest olukorrast, kuidas inimesed kandideerivad volikokku, aga samas nad teavad, et nad mitte mingil juhul seal tööle ei hakka. Ehk siis, mida sa arvad nendest peibutuspartidest? Vaadates seda suurepärast märki siin rinna peal, pean ütlema, et mul on kahetsed tunded. Bioloogina vaadates parte, siis eriti sinikaelpardid siin Parditiigi kaldal on ju väga toredad ja oma tiiva küüduse järgi ka isased pardid väga sinimustvalged. Oleks kurb küll, kui need pardid siin kuivale jääksid. Kahetsed tunded on sellepärast, et hullem oleks tegelikult olukord see, kui valitakse inimene volikokku, ta on seal liige ja ta ei tee seal tööd. See kampaania on väga suurelt osast tegelikult sisuliselt ju, kes me tahame, ei taha, Riigikogu liikmete vastu, kes tegelikult seadusandluse järgi ei saa tegelikult volikogus töötada, küll aga saavad kandideerida. Aga kui me mäletame, siis varemalt oli luba ja seadus oli niimoodi tehtud, et Riigikogu liige võis olla ka kohaliku volikogu liige, aga see muudeti ära, millegipärast muudeti ära see, nii et siin on ka mingid põhjused, miks seda tehti. No ilmselt oli siin põhjused, et ei tehtud seda sisulist tööd, mida ma algul just ütlesin. Aga ma ei näe nagu siin nagu selles mõttes nagu erisust eri ametitel, täiskohaga ametitel, mida tuleb tõsiselt võtta nii arstil, nii lasteaiajuhatajal, lasteaiakasvatajal, kui ka kunstnikul, kirjanikul, luuletajal, ega siis temal on ka täiskoht. Ja mõtlen, kui me vääristame volikogu kohta, siis ärme oleme ja teeme selliseid erisusi, et ma tõesti ei arvan, et see põhjus, miks pärast ära muudeti, võis vähemalt minna läbi seetõttu, et oli arvamus, et Riigikogu töö on nüüd 24 tundi nii tähtis, et sealt ei saa kordagi ära minna ja siiski võib-olla vastupidi, et need Riigikogu liikmed ei pööranud vajalikul tasemel tähelepanu volikogule ja ei osalenud seal. Ma arvan, et see võis olla see ei olnud mingi põhiseaduslik riive, ma ei mäleta täpselt, aga seda peaks järgi vaatama, aga ikkagi selle oma maamehe mõistuse siin kohas appi võtma ja kui vaja, siis proovime niimoodi, et ta enam põhiseadust ei riivaks. Aga ma saan aru, Gunnar, et sina pooldaksid seda, et kõigil oleks õigus olla volikogus, kes seda tahavad. Ma saan sellest aru. Mina pooldan seda ja samas saan sellest pardikampaaniast aru ja pooldan seda, sest see on minu arvates küüniline ja silmakirjalik niimoodi kandideerida. No ja, aga praegu me oleme selles ajahetkes ja sellises õigusruumis, kus ei lubata ministril olla volikogus, ei lubata olla Riigikogu liikmel, Europarlamendi liikmel, et selles mõttes me võtame praegusest konteksti, on ikkagi silmakirjalik kandideerida praegu volikogudesse, kui ise seal mitte tööl hakata. Ütlen tõesti, et tõsi ja tähtis oleks, et inimene, kes kandideerib, ka ta sisuliselt soovib seal tegelikult tööd teha ja anda oma panus, mitte ainult oma nimi selleks, et keegi teine, keda tegelikult valija ei tunne, ei tea, seal saaks siis võib-olla sooja maha.